Ühes pealtnäha täiesti tavalises lasteaias Virumaal Kuusalus toimus üks pealtnäha täiesti tavaline ülemaailmne geoloogide päev, kuhu eksikombel olid ka Jäpe ja Tibu sattunud. Aga kuidas sa oskad selliste prügikottidesse ja rämpsu mattunud sellidega ühist keelt leida muidu kui vanu armsaid mänge mängides? Kunstigeenius Tibule tundus isegi, et tema vaimusilmas võtab prügi endale mitmeid kunstivorme nagu skulptuurid, maalid, joonistused, taiesed, performanked, aga võib-olla see ainult tundus talle. Täpselt sama olukord oli ka Kuusalu koolis. Ma parandan ära. Uus stereosüsteem. Kooli kõik nurgad olid prahti ja sodi täis. Ja mis geoloogide konverentse muidu oleks, kus ühtegi kõne ei peeta. Ilukõnega prügi meie ajast uhkus ja südametunnistus esines rämpskunstnik Kaupo Lembitu Keerberg von Timberhoff, kuna kõne oli 36 tundi ja 17 minutit pikk. Katkestasid vaimustunud geoloogid teda pikkade kestvate ovatsioonidega. Muidugi toetas ka Jäppe teda tekkinud mõttepauside ajal. Need, kes suutsid kõne lõpuni ära kuulata, said maiustusi. Sirguv geoloogide põlvkond imes endasse uusi teadmisi prügimaailmast nagu tühjad käsnad. Prügi oli tunginud ka sügavale Kolga koolilaste ellu ja moodi. Selle kevade moodilti Kolgal iseloomustavad sõnad sodi, rämps ja praht. Hoolimata sellest, kas oled siis Rüütel, Mõrs ja või Spice Girl. Ja kui tahate tellida, siis tulge ja tellige. Mõnesid prükkareid ajasid uued moevoolud naerma, osasid ajas jälle nutuma. Ülemaailmne prügikonverents lõppes tähtsate ajalooliste prügidokumentide allkirjastamisega. Jälle see Jäpe!